Tere taas! Lust on seista kollase sõitsvas rapsipõllus ja vaadata, kuidas taimed ilusti õitsevad. Teiseks on väga hea meel siin ka seetõttu, et saagiks on kõik tööd tehtud. Nüüd pole muud jäänud, kui oodata seda koristusaega, et siis saada teada, palju selline aastajagu tööd nii-öelda ka tasu annab. Veab sul, et öine action on lõppenud. Virumaal veel ei saa öist pritsimist lõppenuks lugeda, sest et hilisemad külvid ja mõned hilisemad sordid veel vajavad ikkagi fungitsiidi pritsimist. Sellel aastal taimemass võimas, rapsipõllud väga ilusad. Tasuks ikkagi see öine pritsimine ette võtta. Cantus Gold või Pictor Active fungitsiidiks annab teile kaitse nii valgemädaniku kui ka kuivlaiksuse vastu. Aga teistes kultuurides on veel tegevusi küllaga. Lähme vaatame. Talinisud minu kodukandis hakkavad jõudma lipulehe faasi. Tegelikult, kui ma siit lähemalt vaatan, siis lipuleht on lahti rullumas ning selles faasis polegi jäänud muud enam teha kui T2 pritsimine. Aga huvitav, mis seal põhjaosa riikides ka toimub, et Alo, kas seal ka nii-öelda varajased nisusordid on juba lipulehe välja ajanud? Meil fungitsiidi ja kasvuregulaatori pritsimisest umbes 1,5 nädalat möödas. Taimed praeguseks hetkeks väga heas konditsioonis, terved, probleeme pole. T2 fungitsiidiga kindlasti ootame veel siin ka 1,5 nädalat. Ja siis, kui lipuleht on täiesti välja arenenud, teeme korraliku lipulehe tõrje. Praegu siin olukord selline, aga huvitav oleks teada, mis olukord on Saaremaal. Teeme videokõne Saaremaale. Ja, tere poisid! Ja, ma tulin täna Saaremaale vaatama, kuidas siin põllumeestel läheb. Kiitlevad siin oma ilusate põldudega iga kord. Olukord tegelikult on päris hea. Nisudes on juba näha, et on lipuleht on väljas. Siin kui põldu vaadata, siis lipulehe keeleke on kenasti olemas. Tänu soemale kliimale siin on ka täheldada tegelikult rohkemate haiguste levikut. Allpool on nisu pruunlaiksuse sümptomeid, aga konkreetselt sellel põllul siin mu selja taga on siis põllumees T1 pritsimise ära teinud juba circa 2 nädalat tagasi ja kaitse on ilusti siiamaani kestnud. Ja kuna lipulehe keeleke on väljas, siis järgmise nädala lõpuks on siin ka kindlasti lipuleht täiesti lahti rullunud ja on õige aeg planeerida siis T2 pritsimist. T2 pritsimiseks oleks mõistlik kasutada tugeva toimelist toodet, kuna meil on vaja säilitada võimalikult roheline taimik pikaks ajaks ja tõsta 1000 tera kaalu, mis alates lipulehest on see nisu põhiline siis kvalitatiivne eesmärk. Ja Margus, väga huvitav on näha ka, mis Saaremaal toimub, et hoopis teine keskkond. Palju lubav videopilt teie juurest. Aga andke siis Põhja-Eestile soovitusi, et kuidas veel kasvu reguleerida, kas seal on midagi teha ja mis fungitsiide kasutate? Teises fungitsiidi ringis plaaningi kasutada Priaxor Powerbacki. Hea tugev lahendus 0,4 + 0,4 liitrit hektarile, et kaitsta neid nisu ülemisi lehti, mis on meile saagitagajad võimalikult kaua. Vaadates hetkel taime kõrgust, tihedust, lehe värvi, siis olen otsustanud, et teen siia väikse lisakindlustuse kasvuregulaatori näol Terpaliga 0,6 liitrit hektarile. Hernepõllud on hea kasvuhoo sisse saanud. Käib aktiivne lehtede kasv ja köitraagude moodustumine. Vaatan hetkel üle nädala aega tagasi tehtud töö tulemust, kus sai tehtud Pasagran 1,4 liitrit hektarile ja Stomp 1,5 liitrit hektarile. Tulemus on väga hea. Umbrohud on ilusti juba kollaseks läinud ja ära kuivanud. Põllupilt on puhas ja konkurentsi hernele väga ei ole. Ainukene asi, mis on jäänud siin veel tõrjuda, on kõrrelised umbrohud.
Seda siis eelmise aasta üksikute kaerade näol ning ka tuulekaer, mis on vaja kindlasti põllust välja saada. Kui peaks esinema ka oraseina, siis tuleks kasutada kõrgemat kulunormi ning ka sellega saab siin hetkel edukalt võidelda. Minu plaan on lisada veidikene paagisegusse boori koos mikroelementidega, et hernel oleks ka mikrode vajadus kaetud. Alo, kas Virumaal ja mujal pool Eestis, kus sa käinud oled, veel tehakse umbrohutõrjeid ka või on juba tehtud või mis on veel aktuaalne hernesoas? Põhja pool pasakraani pritsimine on veel ikkagi aktuaalne ja ütleks, et praegusel hetkel on ka ideaalsed ilmaolud. Pilvealune ilm, temperatuurid suhteliselt kõrged, +15 ja rohkem, see on pasakraani toimimiseks ideaalne. Me saame väga hea tulemuse. Ütleks, et hernes enam kärsaka probleem niivõrd suur ei ole. Hernes on kõik üles tulnud, aga oast tasub veel sellele tähelepanu pöörata. Kärsakas võib oal tekitada ikkagi veel probleeme ja seal kontaktne insektitsiid oleks ravimiks. Suviodrad enamasti võrsumise faasis. Siin tuleb plaani võtta herbitsiidi kasutamine ja ega kaugel ei ole ka fungitsiid. Hilisel odral plaan jaotada fungitsiidi pritsimist 2 ossa ja eks siis ühe pritseringiga ka kasvuregulaator. Aga Kristjan, Lõuna-Eestis, kas juba herbitsiidi pritsimine täitsa ajalugu või mis teie suviviljades teete praegu? Meil siin jah, peatlon juba 3 päeva tagasi tehtud. Mis järgmisel nädalal siinpool aktuaalseks tuleb, on kindlasti kasvu reguleerimine, sest varajane oder on hästi kiire arenguga. Ning seal kõrsumise alguses siis plaaningi teha kasvu reguleerimise Medax Maxiga 0,4 kilo hektarile ning paagisegusse läheb sisse ka Capalo, et oleksid haigused tõrjutud. Capalo just kindlasti väga tugev ka jahukaste tõrjeks, mis üks varajaste otrade nõrkusi on. Hindan olukorda Clearfield suvirapsi põllul sordiks INV 110 CL ning kõige suurem küsimus on, millal teha umbrohtude tõrje. Siis hetke pildi põhjal ütleksingi, et siin paari päeva jooksul plaanin siia tulla, sest umbrohud on kõik tärganud ja raps on juba selles faasis, kus ta hakkab edasi päris kiiresti kasvama. Et vältida olukorda, kus lehed katavad ära umbrohud, olekski see pritsimine siin mõistlik ette võtta. Plaanin paagisegusse panna ka liitri boori, et esmast boori vajadust taimedel rahuldada ning ka kontaktne insektitsiid läheb paaki, et olla valmis varre peitkärsakate ründeks. Õues kallab mõnuga. Kartul kastetud, oder kastetud, see paneb looduse hästi käima. Aga oma kasvuhoonetaimede eest tuleb ka hoolt kanda ja neid korralikult niisutada, et hea saak tuleks. Järgmise AK põllupildiga oleme eetris juba nädala-poolteist pärast, kui nisudes kõige tähtsam T2 fungitsiidi pritsering ees on. Kohtumiseni! BASF. We create chemistry.